Tere kõigile emadele. Minu nimi on Aale Triinu ja ma olen Tuula ehk sünni- ja peretoetaja. Ja samas olen ma joogatreener ja just ka sünnitusjärgse jooga ja taastumise treener. Täna ma olen sinuga Pesapuu perekeskuses Peetris. Võib-olla sa oled värske ema, kes on saanud emaks mitmendat korda või esimest korda just aastal 2020. Siis ma soovin sulle esmalt palju õnne, palju jaksu ja palju armastust sellel teekonnal. Ja tahan sulle täna anda 3 kõige tähtsamat harjutust või praktikat, mida ise kodus teha, et väga hästi taastuda rasedusjärgselt, lapse sünnijärgselt. Tahaksin siis selle ühe kõige põhilisema harjutuse andagi kõhupiirkonna taastamiseks. Teiseks hästi oluline kehapiirkond, mida taastada, on vaagna põhjalihased. Siis nendele ja kolmandaks selja süvalihased. Need siis kokku kõhu süvalihased, selja süvalihased ja vaagna põhi seal all annavad sellise väga hea toe taas siis minna vastu uutele toredatele väljakutsetele elus. Tuleme siis seljili. Kui sul on joogamatt õhemapoolne, siis sa võid panna pehmenduseks endale selja alla ka ühe teki. Esimene harjutus on lihtne, pigem kerge. Kõik saavad seda kaasa teha. Kui sa tuled selili, tule külg ees selili. Kuni 6 kuud peale lapse sündi võiks alati selili tulla ja ka kui sa üles tuled, siis ka samamoodi külg ees. Ja too käed kõhu peale. Lõpesta natukene ala selga, et su selg oleks hästi vaba ja tunneks ennast mugavalt matil ja siruta jalad välja. Leia üles vaagna põhjalihaste esiserv, kus asub ka põiesulgurlihas ja proovi seda pingutada. See on täpselt see tunne, mida sa teed, kui sul on vaja pissi jääda tagasi hoida WC järjekorras. Ja uuesti lõdvestada. Ja just sellisest pingutusest algabki esimene harjutus, mis on ühtlasi vaagna põhjalihaste esiservale, kuid on ka ala kõhu süvalihastele ja sellepärast me hoiame ka käed siin peal, et sa paremini tunnetaks seda kõhu alumist osa. Ja hakka hingama välja suu kaudu, häälega, tehes pikalt häält ša-tähega või F-tähega. F nagu fanfaar. Niimoodi pikalt välja hingates pingutad sa vaagna põhja esiserva ehk seesama põiesulgurlihas on tugev, nagu oleksid vetsu järjekorras jalad ristis. Hingad F või ša-tähega välja ja edasi kujusta, et sa tahaksid nagu väga kitsaste pükste lukku kinni tõmmata. Püksid on sellised stretch-püksid ja sul on number väiksed. Ja proovi alakõhu süvalihased üles leida koos selle ettekujutusega. Sisse hingates lõdvestad lihased, sisse hingates justkui laseks selle püksilukku natuke lahti tagasi, et kõht veidikene võlvub ette. Sisse hingates kõht võlvub ette, välja hingates põiesulgurlihas tugev. Õõnsa alakõhuga tõmbaksid sa justkui kitsaste stretch-pükste lukku kinni. Proovime ühe korra veel.
Seda harjutust tee iga päev, nii kui see sulle meelde tuleb, parem põranda peal, mitte voodis, aga võib teha ka isegi selili voodis lamades. Nüüd aga selle harjutuse raskem variant. Too käed siia ülesse poole, roiete juurde. Ja kujuta ette, et see pükste lukk on palju pikem. Need on taljega püksid, mis tulevad siia ülesse roieteni välja, just kui väga-väga kõrge pihaga püksid, nagu oleks korsett siin üleval pükste talje juures. Ja kui sa hingad välja ša-tähega või f-tähega, siis see püksilukk, mida sa kinni tõmbad, ulatub siis üles korseti osani välja ja sa tõmbad ka selle kokku poole, nagu ribid tuleksid keskele kokku. Proovime. Tee ühe korra veel, võid vahetada heli, kas sa tahad pika š-tähega või pika f-tähega välja hingata. Sisse hingates lased kõhu tagasi vabaks. Natukene kõht võlvub sisse hingates lae poole. Ja lõdvesta jalad. Sa oledki ära õppinud esimese kõige tähtsama harjutuse. Tule ülesse külg ees. Seda harjutust võid sa teha kõikides asendites, seda võid teha selili lamades, võib teha isegi külili, võib teha istudes. Proovime ühe korra istudes teha. Lihaste pingutus algab vaagnapõhja esiservast, kus on põiesulgurlihas, nagu oleksid WC järjekorras ja peaksid pingutama jalad ristis. Kuid siis edasi tõmbad sa alakõhu justkui kokku ja siis ka ülakõhu nagu kursetiga kokku. Kasutad ša või f-tähte väljahingamise, pika väljahingamise jooksul. Ja niimoodi on hea teha 3 korda järjest. Nii kui sul meelde tuleb igapäevaelus, kohe teed. Võib teha mitu korda päeva jooksul. Võib-olla istud sa autos, mitte juhi toolil, aga seal kõrval näiteks või taga. Sa võid teha ka autos seda. Saad seda teha oma kodus sirge seljaga istudes. Köögitoolil, diivanil, põrandal. Ja saad teha siis lamades. Seda saab teha ka kõhuli. Kõikides asendites. Jõudu proovima!